Tere, head inimesed! Üle tüki aja oleme jälle siin doktor Neeme juures SkyMotos ja me oleme siin selle põhjusel, et vaatame üle selle kuhja filtreid, mis siin laua peal on, et mida nendega teha ja kuidas neid puhastada ja millal on õige aeg ära visata. Jah, tere minu poolt ka. Ja vaatame siis otsa nendele, et milliseid erinevaid tüüpe neid filtreid üldse on, mida saab pesta, mida ei saa pesta, mis tuleb sellise mudakihi tagajärjel üldse minema visata ja millega õnnestub neid valesti pesta. Alustame võib-olla sellest, mis kõige vähem filtreerib. Ehk siis siukene asi. Paistab siuksed teesõela moodi alati. Just siuke teesõel ja kärbsed filtreerib ära, aga siukse peenema kehaehitusega sääsed lähevad juba läbi. Et selliseid asju nagu tänavaliikluses iseenesest Eesti tingimustes kasutada ei saa. Et milleks see üldse on? See on puhas võidusõidu vanakooli racing kasutus ja see on ka praegu pärit ühe tsikli pealt, mis on puhtas keskkonnas siukest vanakooli rinkat sõitnud. Et siin on nüüd see õhu juurdepääs karpale nagu kõige vabame. Aga kui nüüd stiili pärast ei taha seda metsa visata, näiteks teedki mingit kahvereisseri projekti või mingit jah, võt nüüd stiili pärast metsa viskamine, selle nagu fakti ees oleme me ka hetkel selle sama konkreetse rattaga, et ilmselt tulevad siia peale sellised spetsiaalmaterjalist lutid nagu, mis siis õlitatakse sisse õrnalt ja mis püüavad selle tolmu kinni ja ei lase siia selliseid suuremaid asju sisse, sellepärast et siit teesõelast putukateks, aga ütleme abrasiivne kraam nagu liiv, tolm, mis teeliiklusest tuleb, see jõuab ju otse silindrisse põhimõtteliselt. Aga kui siit kuhjast hakata nagu järjest võtma, siis see on nüüd krossi klassika, ehk siis švammfilter. Kõik krossikad enamasti on sellega varustatud. Miks nad on švammfiltrid? Ainult sellepärast, et põhimõtteliselt peale ühte tõsisemast sõitu näevadki nad välja sellised üleni siukse peenema lahtise tolmuga muda asjaga koos, et kui seespoolt vaadata, siit on hoopis nagu teissugune juba. Oota, aga need filtrid muidu on nagu kahte sorti, on pestavad ja siis mitte pestavad. Just, filtrid on hooldatavad ja mitte hooldatavad. See on siis nüüd pestav švammfilter. Siis järgmine on meil pestav vabalt hingav filter, ehk siis see on nüüd jälle karpa pool, ilus suhteliselt puhas, see on nüüd välisõhu pool. Siin on siis tegemist metallvõrguga, mille vahel on 4 kihti puuvilla. Siukest, mis iganes kangas on ta nimetus siis. Ja selle hooldamine käib selles mõttes sarnaselt švammile, ainuke asi, et näitan ka pärast seda ei saa nätsutada kuskil anuma sees, teda siis pigistades kuivaks ja nii edasi. Pesumasiinasse ei pane? Pesumasiinasse ei pane. Siis on selline ehe näidis, ehk siis on tehtud ühekordsest filtrist, keegi on kodusel teel teinud siis pestava filtri, korduvkasutatava. Ehk siis välja on lõigatud siit siis riide või siis paber filtreerimisribad ja siia asemele on siis liimitud ja silikoonitud ja ma ei tea, mis kummalise massiga porolooni. Et see nagu visuaalselt just kõige efektsem välja ei näe. Aga kuidas ta tööomadustelt on? Ma ei oskagi sulle öelda, selles mõttes, et mulle tundub, et nagu otseselt seda ohtu ei ole, et selle aretise puhul nüüd siit mingi paksem tolm läbi läheb ja tundub ka mulle, et see on ikkagi kenasti õhufiltri materjalist tehtud, sellepärast, et õhufiltri materjali müüakse ka suurte plaatidena ja teatud juhtudel ongi nagu otstarbekas seda kasutada, aga ütleme niiviisi siukse raami sisse teda aretada, ma rahalistel kaalutlustel ei näe sellel erilist mõtet. Ja siis on 2 sellist efektsemat nüüd ühekordse kasutusega paberfiltrit, ehk siis need nüüd ei ole pestavad. Aga millest seda üldse aru saab? Need iseenesest paistavad samasugused lainelised välja, kui see pestav. Jah, aga see on materjal. Selles mõttes, et kui ta on siukene pabermaterjal, nii nagu ta siin on, siis ta ei ole pestav. Selles mõttes, kui me laseme siia mingisugust niisket asja, siis see lihtsalt liguneb läbi, nii nagu tavaline paber. Aga igasugused švammid ja puuvillad, need on nagu siis puhtaks pestavad. Et mida selliste filtritega teha saab? Ütleme sellise määrdumisastmega loomulikult ei ole taga mõttekas enam midagi teha, et siis on
lihtsalt motopoe riiulilt uus ja läheb ta siis uue filtrina külge. Aga kui siin on ainult selline pindmine tolm, nagu näiteks ütleme, sellel on siin sellist, siis võib seda tõmmata nagu kõigepealt kas või niisama näppudega siit pealt ära ja teine asi lasta siis suruõhuga kaugelt. Nüüd suruõhuga puhastamisel on üks oluline asi. Mõistlik on lasta seda suruõhku siis nagu seestpoolt väljapoole. Ehk siis mitte pressida seda tolmu nagu kinni sinna sisse selles suunas, kus ta muidu liigub, vaid siis teiselt poolt nii-öelda tagasi. Vastu maad peksmine aitab ka selle liiva eraldamisele? Või see ei ole soovitav? Vastu maad vast mitte, aga ütleme niiviisi koputab küll siit, nagu sa näed, üht-teist, isegi rohkem kui üht-teist välja, et saab kätte küll. Et sellised erinevused on nüüd siis korduvkasutatavatel ja mitte korduvkasutatavatel filtritel. Paar mingit huvitavat sellist, võiks öelda, raibet. Siin on nüüd paar huvitavat raibet siin taga just. Need on nüüd siis filtrid, mille nagu filtri omadused enam ei ole kõige paremad. Filtreerimise omadused ei ole nagu teab mis head enam, pluss ilmselt on mingi kogus seda käinud ka juba läbi mootori rõõmsalt. Et iseenesest on tegemist pestava ja puhastatava švammiga. Ainukene asi, et seda põhjustab nüüd kaks asja. Üks asi on see, kui see filter on mootoris õlitamata ja jääb pikaks ajaks kuivaks, siis tema asukoht on õhufiltri kopsik ja õhufiltri kopsikusse avaneb ka karteri tuulutus ja karteri tuulutusest tuleb kogu aeg karteri gaase, mis selle kuiva porolooni lihtsalt söövad ära. Sellega täpselt sama lugu. Kui tihti üldse peaks vaatama või vahetama seda õhufiltrit? See sõltub nüüd tsiklist. On teatud tsikli mudelid, kus juba iga 3000 kilomeetri tagant peaks seda tegema. Okei, no kui me krossikad välja jätame, aga räägime tänavaratas, siis ütleme, mõistlik on seda teha igal hoolduskorral, ehk siis iga 6000 kilomeetri tagant. Kui muidugi on niisugune tõsine Tallinn-Tartu ots iga päev, ehk siis sõidad aastaga oma 20 000 ära võib-olla, siis tuleb seda teha mitu korda hooaja jooksul. Ja kui nüüd mõtled, et tahad võimsust juurde saada ja lähed paned endale või ostad KN-i filtri, siis see mõjub kuidas moodi? No tänavaliikluse jaoks sealt võimsust küll nüüd juurde ei tule. Et ringraja peale loomulikult tulevad seal kümnendikud või sajandikud ringi peale juurde, aga arvestama peab sellega, et siis tuleb teda regulaarselt käia kontrollimas ja hooldada. Pestava õhufiltri hooldus ja kontrollhooldus peaks olema tihedam kui tavalisel. Sest tavalise sellise filtri, mis meil siin oli täiesti umbes, tulemus mootorile on see, et nagu sa näed siit teiselt poolt, karpa poolt on tegelikult ilus puhas. Et ega siit otseselt midagi liiga palju nüüd läbi tulema ei hakka. Vastupidi, ta läheb lihtsalt umbe ära. Ei saa piisavalt õhku just ette. Küünlad täitsa mustad ja võimsuskadu samamoodi ja kütusekulu suurenemine. Mul on siin veel kilekotis, see on nii jube, et seda ma ei väljas nagu ei hoia, et see on nüüd ühe krossika filter siis. See on mingi tõsisemaid päevi näinud. See on tõsisemaid päevi näinud, mis selle nüüd selliseks on põhjustanud. Ma ei oskagi öelda selles mõttes, et see haiseb ka nii rõvedalt, et tõenäoliselt bensuga pesemine. Sest ma tean, et see omanik pesi seda filtrit bensuga ja siis üks kord tuli ja ütles, et ei, enam ei saa, et nüüd tuleb uus filter osta. Ja kui meil on tegemist filtriga, kus siis üks pool on selline kena kollane karvane ja teine pool on tavaline švamm, siis osadel juhtudel saab teda panna ühte ja teistpidi, seda küll antud hetkel mitte, siis see karvane pool käib alati nii-öelda väljapoole ehk siis õhu tulemise suunas ja see švammi pool läheb siis juba pritsungi või karpa poole. Aga see viibki meid võib-olla järgmise peatükini, et kui nüüd pesemiseks läheb, siis see, et pesumasinas ei ole õige pesta, sellest me saime juba aru, aga millega pesta ja kuidas? Just nimelt. See pesemine on nüüd hooldatavate filtrite korral suhteliselt niisugune räpane töö, nii et kindlasti tuleks varuda endale võimalikult sellise kõrge varukaga ja mitte nüüd kõige sellised õhemad majaperenaise, koduperenaise kindad, vaid sellised natuke tahedamad. Sellepärast, et see filtriõli on selline vastik, mis ei tule pärast ka kraani alla, ei feeriga ega muude niisuguste toredate asjadega väga lihtsalt lahti.